tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele ja kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teen ladumise, kus vaatame siis, mis on sinu kavatsused tema suhtes ja mis on tema kavatsused sinu suhtes ja mis on teie vahel. Teen ühe ladumisena ja te tunnete ja tajute ise siis ära, kas see ladumine on teile. Sest tegemist on ikkagist üldise kaardi ladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda ja kui on soov personaalse kaardi ladumise järgi, võite alati kirjutada. Kui teil on soov oma emotsioone tundma õppida ja õppida ka neid vabastama, sest algul esmaselt tundub see teile kui õppimine, sest tegelikkuses olete te kõik siia ilma sündinud koos emotsioonide vabastamisega, jah. Et tegelikult me oleme siia sündinud selle võimega, et me oskame emotsioone kehast läbi lasta. Kuniks me siis surume need alla ja unustame ära üldse, et emotsioone on võimalik kehast läbi lasta. Ja siis algselt teile võibki tunduda, et te peate seda õppima, et on mingi praktika, tehnika, mida iganes, aga tegelikult on see teie loomulik seisund. Ja te tuletate lihtsalt meelde, kuidas oma emotsioone oma kehast läbi lasta. Ja kellel on soov sellega seda lähemalt vaadata, tundma õppida, uurida, kes sa tegelikult siis oled ja kuidas sa tegelikult toimid ja mida sa sellega saavutada suudad, siis on ka see võimalus teile minu poolt kättesaadavaks tehtud, kui teil on see soov ja resonants. Tõmme. Ja selle osas ka siis võtke julgelt ühendust ja saab siis edasi rääkida. Aga tulen siis siia ladumise juurde tagasi ja vaatame, mis on sinu kavatsused tema suhtes ja mis on tema kavatsused sinu suhtes, mis on teie vahel. Selline lühike ülevaade. Teie ja tema kavatsused. Mis on teie kavatsused tema suhtes? Ja mis on tema kavatsused teie suhtes? Ja mis on teie vahel? Ilmselt teie vahel on vahemaa, maailmakaart, mingisugused muutused, vahemaa, distants, eemalolek. Muutused selles suhtes, et vana justkui lõpeb ja uus algab. See võib olla seotud kas suhte uuenemisega või suhte lõppemisega. Võtke, kuidas teile siis parasjagu resoneerub. Ja vaatame, mis on sinu kavatsused tema suhtes. Ja siin on sellised kavatsused, kus sa püüad olla kannatlik selle inimese suhtes, et saavutada siis see tulemus või siis see pikaajaline potentsiaalikas uus võimalus või siis üldse arendada temaga seda suhet sellisele tasandile, et seal oleks see stabiilsus, pikaajalisus, romantika ja millegipärast sulle tundub, et asjad nagu on natukene paigal
ja sa oled ühest küljest natuke pisut ka sellest väsinud, et asjad liiguvad väga aeglaselt edasi, aga sa püüad sealjuures kõige selle juures, mida iganes sa tunned praegusel hetkel, säilitada sellist kannatlikkust ja vastupidavust. Et sinu kavatsused on siis olla vastupidavlik ja kannatlik selle suhte osas, et see siirus, armastus ja avatus saaks selles kasvada ja et sa suudaksid luua sellise viljaka pinnase, kus saaks siis kasvada see täiesti uus algus või täiesti potentsiaalikas võimalus temaga midagi pikaajalist ja stabiilset luua, kus on siis siirus, avatus, mängulisus, romantika ja ka stabiilsus, maine tulemus selle juures. ja võib-olla siinkohal ongi kõik, et selline väike ülevaade, lühike ja väike. Nii, aga vaatame, mis on tema kavatsused teie suhtes. Ta nagu eriti suuri samme ei tee teie suunas, aga ta mõtleb teie peale, te olete tema meelel ja ta pigem jälgib teid eemalt, ta mõtiskleb teie peale, ta teeb võib-olla mingisuguseid plaane, mida ta kohe avalikuks teile ei tee. Tal on teie suhtes sellised armastavad, romantilised, siired tunded. Ta näeb teid väga armastava ja vahest ka võib-olla kurvameelsena natuke, aga ta näeb teid sellise armastava ja sügava inimesena, sügavate tunnetega tema vastu. Ta ilmselt tunneb seda, mida teie tema vastu tunnete. Ja see suhe tegelikult on väga transformeeriv teile mõlemale. Jah. Aga mis on tema järgmised kavatsused teie suhtes, ongi tegelikult hoolivus ja ta tegelikult hoolib. Ta ei pruugi seda koheselt teile näidata välja. Tal on teie suhtes sügavad tunded. Kas ta seda välja näitab, sellepärast et ma ei usu eriti, sellepärast et siin on mõõkade kuningas, kes on siis väga ei ole kõige altim siis oma tundeid väljendama võib-olla sellisel kujul, nagu vastaspool seda oodata võiks või sooviks. Et ta on ikkagist nagu natukene selline eemal olev või nagu tundub selline külm või selline vaikne, selline eemal olev. Ta ei väljenda ennast selliselt, mida ta tegelikkuses mõtleb, tunneb, planeerib, mida ta on nagu pigem, ta on suuremalt jaolt ikkagist oma peas nagu analüüsib ja mõtleb ja kujutleb seal asju ette, aga ta ei pruugi neid kõike sulle väljendada. Ja siin ikkagist ta nagu, ta võib-olla planeerib, ta mõtleb, ta unistab teist, ta ilmselt teie vahel on ikkagist vahemaa. Siit tuleb see välja. Vahemaa, te ei ole päris selline, teil ei ole sellist kontakti praegusel hetkel. Tihedat või sellist koos oleku kontakti, ütleme niimoodi. Et ma ei ütleks, et siin inimesed elaksid koos. Aga kui tõesti on siin ka seda, siis võib emotsionaalset eemalolekut olla. Emotsionaalset eemalolekut, ehk siis te võite nüüd küll koos olla, aga suuremalt jaolt ma näen siin, et inimesed ei ole omavahel koos sellisel kujul. Te võite koos olla, aga siin on nagu eemalolekut. Aga
pigem jah, ma näen, et siin meesterahvas on selline, kes unistab, mõtleb, et siin ma näen tegelikult, kui vaatajaks on mees, siis võite ümber tõsta, aga siin ma näen, et ta pigem jah, on nagu selline eemal olev või nagu on ja ei ole, et ja ta on nagu hästi enda nagu peas ja mõtetes ja ta ei pruugi väljendada sellisel viisil kõike, mida ta tunneb ja mõtleb. Et ta võib olla ka väga aus ja selline otsekohene kohati. Ta ei pruugi oma mõtteid ja tundeid väljendada teile, aga kui te küsite midagi või siis sellist ausust temast õhkub. Ja ta püüab võimalikult täpsed või ausad vastused anda ilmselt. Aga kuna ta on selline isiksus, kes on ka väga nagu selline tagasihoidlik või ettevaatlik või siis iseendas olev, siis ta võib väga palju mõelda ennem kui öelda, et ta ei pruugi kõike välja nagu otseselt öelda, mis ei tähenda, et ta valetaks, ta on aus inimene, aga ta jätab nagu midagi ütlemata, võib jätta ütlemata, sest ta nagu ennem analüüsib või mõtleb, et kuidas ta seda serveerib või laveerib või serveerib teile või etendab teile, aga see on ka see, et Mõõkade kuninga isiksus on ka väga selline, talle läheb aega ennem, kui ta üldse usaldama inimest hakkab. Ta on hästi sellise aeglase toimega, tema usaldust võita, selleks, et tema usaldust võita või siis sellist lugupidamist, usaldust, tähelepanu, siis sellega läheb aega. See ei ole niimoodi, et mõni inimene on see, kes võtab kohe omaks, kes kiindub väga kiiresti, kes armub, kes kiindub kuidas iganes hästi kiiresti. Aga teisest küljest jällegi mõnel läheb aega ennem, kui ta üldse nagu hakkab üldse usaldama või kuidagi avab ennast vähehaaval. Aga tal on jah need plaanib, mõtleb, unistab, igatseb, mõtiskleb. Et ja siin on seda armastust siin on ja tundeid siis nagu mida, et ta ikkagist, tema mõtted ikkagist liiguvad teie suunas. Ja ta ei pruugi seda nagu kohe väljendada, et Sauade 2 ei näita kohe seda sammu, et ta teeks mingisugust konkreetset sammu, aga ta planeerib alles nagu justkui mõtiskleb asjad läbi, kuidas, mismoodi. Aga siin on tunda seda soojust või seda nagu tunnete tasandil, seda nagu mõtisklemist, planeerimist, seda igatsust, seda soovi võib-olla seda armastust tunda, jagada, aga ta jah, nagu siin, ta on ka nagu, vaadata seda kaarti ka, siis ta on nagu siin pigem selle kapuutsi pähe tõmmanud ja nagu tagasihoidlikult silmanurgast nagu piilub või vaatab. Et hoiab ennast ikkagist tagasi. Et ta ei tee otseselt kohe neid samme või ta ei ütle otseselt neid asju, mida ta võib-olla oma peas mõtiskleb või planeerib. Et selleks jah, tema nagu settib justkui seda oma meeltes ja tunnetes.
aga see on väga transformatiivne suhe teil ja teie vahel on suhtlust ja jälgimist ja sellist, aga ka parajalt segadust. jah, selline sai siis selline kiire ülevaade teile siit. Suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos.